Täna ikka päris külm ilm. Ausalt ei viitsi täna ikka üldse trenni minna. Ilm on nii külm. Ärks hommikul üles, juba hoovis oli külm olla. Ja nüüd päevapäeval hakkas loemaks läinud. Päris ilus ilm, alates tuleb lahe sõit. Tere hommikut, kallid vaatajad! On päiksene ilm Tähtvere dendropargis ja ma olen siin tippsuusataja Paul Piirimäega, kes on siis ka ühtlasi Eesti koondisena. Tänane päevaplaan on siis veidi kõndimist harjutada, natuke suusatada ja siis rääkida taga Pauli põhikonkurenti Sihvat. Aga ega siis midagi, suusad alla ja asume teele. Ella saab ka kohe käima. No ka parimatel juhtub. Aga siis härra Piirimäe, Eesti koondislane numbriga 42, tuntud olümpiavõistleja, tegelikult on võitnud juba 6 kulda, 3 hõbedat ja siis ka 7 pronksi. Muidugi kõik on paraolümpial võidetud, pääses siis sinna paraolümpiale doktori diagnoosiga kroonilise suure kroonilise suure varbavaluga siis. Eks meil ole muidugi kõigil kahju, et inimestega selliseid asju juhtub, aga siis tänu sellel ta ikkagi sinna paraolümpiale sai ja neid kuldasid ikkagi võitis. Aga siis kõigi Eesti toetajate rõõmuks on näha, et Paul on ikkagi see aasta korraliku trenni teinud. Et ka tõusude peal on kaameramehel ikkagi vaja joosta. Ma jootan praegu. Või peaaegu joosta, et sellisel tippsportlasel ikkagi järel püsida. Meil siin Tähtvere pargis väga ilusad vaated ja sealt tuleb siis ka meie tippsportlane. Kiirustab vist koju, et muidu ei tea, tuleb veel piimasupile kile peale. Laskumise peal nagu oleks midagi püksis ka. Et ei tea, et võib-olla on kogu selle pika spordiajaga ikkagi mingi häda ka peale tulnud. Aga tundub, et trenn käib ikka edasi, et nagu õige tippsportlane ikka üldse ei hädalda ja ikka trenn tuleb lõpuni teha. Keskmine sõrm hakkab juba ära külmuma. Veist kõim juba. Sada on suht hüve. Ei ole väga heas seisus. Ma teen ennast jood järgi. Ma oleks pidanud sul äkki sporti tegema. Pead sõit suht läbi. Suu on juba ära jäetud. Kurat, ma olen nii taun välja. No jaa, aga pole hullu eest, et isegi kui jumal ei ole sulle kõige ilusamat lõust andnud, siis vähemalt oskad veel suusatada. Treeningute käigus võib igasugu huvitavaid asju juhtuda ja siis tundub, et täna on juhtunud selline asi, et härra Piirimäe on meil jäänud lumekahuri juhtmete vahele kinni. No ma ei tea küll, kuidas selline asi juhtuda saab. Kahur on keset ees. Ta pole häda ollagi. Sama, see on kuradi torti tervis hea. Tuleb lähtem moel. Ma olen proovinud naturaalselt maa natuke. Reedi. Kurat. Vaata, ma ikka tean, et ma olen kõvem ees kui see Sihva. Et ma siin treenin nagu näha. Tatt on ninast väljas ja siis Sihva saab vahel. Kus on Sihva? Kus on Sihva? Istub kodus. Võrru maal varem juures. Sööb sipse samal, sööb sipse. Sama aega üle siin tennidel. Ai, oleme edasi. Trenni ajal ei maksa hoida. Kurat, ma oleks nagu mind juba. Palju kiiremini. Ma ei ole. Kuhu metsik spordihinning tikub. Ma lähen siin aga ära. Tundub, et tehnika kallal on ka ikkagi see aasta kõva tööd tehtud. Et ma küll ei oska öelda, millises olukorras sa sellist sammu kasutaksid, aga äkki noorsportlane ise seletab meile. Ma ajendasin seda, et tippvõistlus läheb kepp katki. 1 keppi, või 2 keppi. Siis sa ei saa keppi sõita, sa laskun juba keppide sõita. Siis peab siin jõudnud sees olema iga keppid. Saad mõtlema, kõik on läinud läbi. Muidu maailmameistrisse tulla. Sa ei kujuta ette, et praegu õhtus lähed seda. Mis on? Kell tühi, jah? Kell on tühi. Ma ei saa, kes rahvast see on. Oi, üle. Minu sugast. Ilma asjata nobelisin siin. Ma kustutasin videot ka ära. Ma ei tea, kas ma viitsingi rohkem teha. Kui Sihva siiraks, peaks see mingi 5 tundi, aga ei ole kuskil näha teda. Magab see vanema juures. Sööb sipse koos oma vennaga. Et ei trenni pealt. Siis ei ole mul ka väga motivatsiooni. Konkurents peab kõva olema, mis on motivatsioon ka kõrge. Siuke rada on Tartu, Eesti suurimas linnas. Mingi mätta täilas, mingi lumi, mingi... Lõuna-Eesti suurimas, jah?
mõtlesite? Lõunaid. Kas sa ei tundsid mitte või? Tundsid alla? Kurat, ma olen kogu aega olnud teenudes. Ilus tummine päev, võistleja Paul Piirimäe, nagu näha, on natuke raskusi. Sõidab ilusti rajal mäest üles. Jah, nagu me näeme, pole tal kaarti, ta on kaardi enne võistlust pähe õppinud. Väga ilus rada on, peaks mainima. Aitäh, Aivo. On tõesti ilus rada. Nagu näha, Paul jõudis peaaegu õige tee just üles. Kui ta leiaks endale natuke naisi, oleks ka väga hea. Oota korra. Kolja on ikka siin oma masinaga lasknud niimoodi, et hinnad on praegu kallid, et ei teagi, aga mida ta teeb? Tegelikult oli õige rajavalik paremale, aga meie võistleja on otsustanud minna vasakule. Kaameramees jälitab teda senikaua, aga vaatame, et isegi kaameramees on aru saanud, et see ei ole õige teevalik. Ta on nii kuulus suusataja. Arvab, et on tohutult kuulus. No, kus sa jooksed need? Aljoo, härra. Kuufi koblin. Suur osa tippsportlane olemisest ongi treenimine, aga ka mitte nii palju räägitud osa on enda fännide eest hoolitsemine. Tere, me oleme siis siin täna intervjueerimas Pauli number 1 fänni Egertit, kelle juures me ka siis eelnevalt käisime külas. Tillu uudised. Tere, me oleme siis täna siin uudistega ja teeme siis sellist pulli, et meil on siis kondislane Paul Piirimäe, kes annab siis enda fännidele 1 euro. Et ma olen väga tänulik oma fännide üle, et ilma nendeta ma oleks kindlasti siin, kus ma praegu olen ja ma tahaks anda neile siis tänutäheks 1 euro. Suurepärane, aga me oleme leidnud meie esimese fänni asukoha. Lähme anname talle siis natuke raha. Mis siis? Mis? Jeesus Kristus! Ja, mees, jah, mina. Tere. Tundub, et fänn on saanud kokku enda iidoliga. Euro. Hästi. Jah. Mina. Vabandust, härra, kuidas te tunnete ennast kohtudes enda suurima iidoliga? Mul ei ole sõnu. Äkki hakkame nii. Lähme, jah. Okei. Tillu uudised. Aga Egert, räägi mulle natuke enda kohta. Mina olen Egert. Mina olen 36-aastane. Ma elan üksinda. Naisi ega lapsi pole. Ja siis nagu ma aru saan, siis olete te ikkagi hiiglaslik Pauli fänn. Ma siis eile käisime siin teie juures ja näha oli, et olete ikkagi pühendunud. Et kust tuleb selline armastus Pauli vastu? Mina armusin Pauli sellest hetkest, kui nägin neid graatsilisi liigutusi ja imelisi näojooni. Toho, meil on siin romantik. Aga mis te eelnevalt hakkasite ütlema, et teie keldri kohta, et seda oleks ka huvitav kuulda? Minu keldris on, mida mina kutsun Pauli altar. Mina käin seal 3 korda päevas. Me saaks koos elada ja lapsi saada. Selge. Tänan teid intervjuu eest, Egert.